Tere tulemast kõigile teisele Paisuomanike infopäevale. Kes ei ole näinud esimese päeva salvestust veel või kes ei saanud kuulata laivis, siis salvestus asub Keskkonnaameti YouTube'i kanalil, et saab järgi vaadata ja kuulata. Iga infopäev on siis erinev. Täna on teine infopäev, kus räägime siis RMK tegevustest, veel laiemalt siis erinevatest rahastusvõimalustest ja siis räägime siis veemajanduskavade või vete terviseplaanide kontekstis järgmistest sammudest ehk eesmärkide seadmisest, mida siis räägib Reeda Isma. Et RMK tegevustest ja rahastustest ma lasen nendel asjaomastel ise ennast tutvustada. Võib-olla lepiksime nii kokku, et kõik küsimused, mõtted on loomulikult teretulnud, aga lepiks nii kokku, et teeme seda ettekannete lõpus. Et siis on selline voor nii-öelda, et saab rahulikumalt vestelda. Ja vist ei olegi rohkem midagi mul sissejuhatuseks öelda, kui et annaksin sõna RMK-st Tuulile. Tere, ma kohe jagan oma ekraani. Ja panen ettekande käima. Mina olen siis Tuuli ja üks veeökoloogidest, kes neid paisudel töid siis kavandab. Ja samuti teeme looduskaitsetöid jõgede elupaikade taastamisel. Nii, kas on näha minu see ettekande pilt? Ja, on näha. Väga hea. Nii, tutvustan siis, et kuidas RMK saab toetada paisuomanike kalade läbipääsu tagamisel. Esimesena, nii, nüüd mul ei tööta klahvid, töötavad. Esimesena ma tõin välja, et korrata, et miks see paisu mõju keskkonnale on negatiivne. Lisaks sellele, et ta on kunstlik ehitis vooluveekogus ja sellega tõstetakse veekogu looduslikku veetaset, siis on see rändetõkke kaladele. Selle taha kuhjuvad setted, mis vooluvees loomulikult muidu liiguksid loomulikku teed pidi alla voolu, aga nüüd ta siis koguneb sinna paisu taha. Ühtlasi paisjärvedes muutub vee soojusrežiim ja sellest on tingitud veel rida negatiivseid mõjusid nii vooluveekogule endale kui ka sellele elustikule, kes seal jões siis elab. Levima hakkavad erinevad kalade haigused näiteks, et see on natuke niisugune dominoefekti tekitav ehitis see pais. Ühtlasi jõgi ja selle ökoloogiline sidusus on killustunud. Ja tänapäeval ongi nii, et paljud paisud on kasutusotstarbeta. Osad on neist selles mõttes terved, osad on täiesti lagunenud keset seda jõge, kuid paljud nendest vajavad siiski endiselt hooldamist, nii pais ise kui ka siis paisjärved, mis ajapikku kipuvad kinni kasvama. Ja erinevaid lahendusi kalade läbipääsu tagamiseks on siis kas paisu likvideerimine täielikult või siis looduslähedastest variantidest on tehiskärastiku ehitamine või möödaviik kalapääsu tegemine paisjärvele. Nendel puhkudel jääb see paisjärv siis mingil kujul alles, küll aga võib olla vajalik veetaseme langetamine, et siis kõikide vooluhulkade korral need tehiskärastikud ja möödaviigud toimiksid. Ja kolmas variant, mida on varasemalt tehtud, on siis tehislikud kalapääsud, mille alla lähevad erinevad kamberkalapääsud, trepid ja igasugused muud asjad, mida on insenerid välja mõelnud. RMK tegevusi
paisudel kalade läbipääsu tagamiseks finantseeritakse Euroopa Liidu fondidest. Nendeks on Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja erinevad LIFE-i siis programmid või kuidas seda öeldakse. Ja nende finantseeringutega maaomanikule enamasti kulusid ei kaasne. See tähendab, et need tegevused tehakse maaomanikule enamasti nii-öelda nullkuluga. Küll seal võivad olla mõned üksikud erisused. Ja kuna tegevused on looduskaitselise tähtsusega, mida me RMK-s teeme, siis meie teeme ainult selliseid looduslähedasi lahendusi. Ehk siis ma korraks hüppan siia eelmisele slaidile tagasi. Me alati eelistame paisu täielikku likvideerimist, aga teatud oludes siis oleme teinud ka tehiskärastikke või möödaviik kalapääse. Ja mitte abikõlblike kulude alla läheb meil tavaliselt paisu rekonstrueerimine ehk siis me ei taasta paisusid, eriti kui paisjärv säilib. Paisjärvest setete eemaldamine ja siis ka nagu enne mainisin, tehiskalapääsusid me ei raja. Võib-olla ma toon välja, et kus need paisud meie töölauale ka jõuavad, et seal on mitmeid kohti, need tulenevad nii veemajanduskavast, tulenevad prioriteetsed paisud, mis avaldavad survet erinevatele veekogumitele, siis tulevad ettepanekud Keskkonnaametilt või kaitsekorralduskavadest, paisud, millel ei ole veelubasid ja millel on siis kalade läbipääsu tagamise nõue. Samuti aeg-ajalt pöörduvad eraomanikud ka otse meie poole. Ja sellisel juhul me siis vaatame ka, et kas see pais, millega eraomanik on pöördunud, et kas ta on olulise mõjuga mõnele veekogule või ei ole. Juhul, kui me siis hakkame mõnda paisu kas likvideerima või seal mingit teist looduslähedast kalapääsu tagama, siis saame teatud juhtudel taastada selliseid olulisi infrastruktuure ja teenuseid, aga tingimus on see, et need peavad olemas olema enne ehitustöödega alustamist. Näiteks me saame taastada silla, kui üle paisu on sild läinud või kui ka kuskilt natukene üles või allavoolu on sild läinud, et oleneb, kas ta on mõjutatud sellest tööde alast. Samamoodi truubid, ligipääsud, tuletõrje veevõtukohad ja veevarustust ja ka ujumiskohtasid oleme taastanud. Juhul, kui selliseid asju varem ei olnud selles kohas, et siis me neid nagu uuena rajada ei saa. Ja olenevalt objektist või ka rahastustingimustest saame teatud juhtudel kaaluda Paisjärve aluse maa ja Jõesängi kalda rekreatiivseid lahendusi, kas siis mingeid radasid, lõkkekohti või see on lai valik asju, mis sinna siis saab mõelda, et me alati küsime projekteerimistingimusi seotud osapooltelt ja siis see on see koht, kus on võimalus neid ettepanekuid teha. Küll aga seal tuleb arvestada mitmete asjaoludega nagu veekaitsevööndisse ehitamine ja nii edasi, et mis võivad osutuda takistuseks. Meie tööde kavandamise protsess näeb välja selline, et kõigepealt, kui on mingi pais meie töölauale maandunud, siis me loome maaomanikuga kontakti, käime kohapeal objektiga tutvumas, arutame maaomanikuga koos, et millist lahendust tema seal näeks, millist meie näeksime ja loodetavasti jõuame siis mingisuguse kompromissini.
siis tulen mina kontorisse ja hakkan koostama töödekavatsuse dokumenti, mille ma omakorda kooskõlastan maaomanikuga ja teiste seotud osapooltega. Nendeks on nii kohalik kogukond, naabrid, erinevad ametkonnad. Vabandust, praegu ei saa, et lapsel on vaja asju. Nii. Ühesõnaga erinevad ametkonnad, Maa- ja Ruumiamet, Muinsuskaitseamet, Transpordiamet, kohalikud omavalitsused ja vahel peame ka RMK siseselt kooskõlastama. Siis, kui on kooskõlastatud kõikide nende osapooltega, koostame lähteülesande projekteerimiseks ja algab projekteerimise protsess. Kui projekt on valmis, tuleb sellele taotleda erinevaid lubasid. Jälle see sõltub asukohast, kuid väga tavaline on siis, et on vaja veekeskkonna riskiga tegevuse registreeringut Keskkonnaametilt, aga olenevalt siis objektist võib olla vaja ka mingisuguseid lube kas valdadest või enamasti Muinsuskaitseametilt kooskõlastust või muinsuskaitse eritingimusi taotleda, et see oleneb juba konkreetsest asukohast. Juhul, kui lubasid ei väljastata, siis me neid töid ette ei saa võtta. Ja kui load on ka olemas, siis tuleb veel kord kooskõlastada valmis projekt maaomanike ja kõikide enne nimetatud seotud osapooltega. Ja vajadusel teeme ka avalikustamise koosoleku. Seda me alati ei tee, sest kui ongi selline pais näiteks, mis asub mõne eraomaniku hoovis, et siis me ei leia, et see oleks vajalik. Ja kui kõik kooskõlastused ja load on olemas, saame edasi liikuda ehitushanke ja sealt juba ehituse protsessi. Ja kogu see rida, mis ma nüüd ette lugesin, see ajakava on selline ligikaudu 2 aastat ühe paisu kohta, alates objektiga tutvumisest ja lõpetades siis sellega, kuni me ehituse valmis saame. Ja praegu siis oleme sellises perioodis, et kõik ehitustegevused peavad nii veemajanduskava kui ka Euroopa Liidu fondide raames olema ellu viidud 2029. aastaks. Ja ma teen siia mõned pildid ka, et mida me varem oleme teinud. Hetkel on siin näha Ruila paisjärv, mille asemele siis sai taastatud jõesäng ja seal keskmisel pildil on näha ka ujumiskoht, mis sai sinna jõesängi planeeritud. Ja sellel Ruila paisjärves see oli ka tuletõrje veevõtu koht, et see sai lahendatud nii, et mahuti paigaldati hoopis ülesvoolu sellest paisjärves asukohast. Siin on Helme jõel olev Helmepais. See oli selline mitmest osast koosnev paisude konstruktsioon, kust oli ka kunagi üle käidud, nii et sai sinna silla taastada. Siin on Seljajõel asuv Varangupais ja siin on alles jäetud ka need sillasambad vanast ajast, et need sai siin konserveeritud ja natuke ka eksponeeritud. Siis on Vana-Veskipais Vasalemma jõel. Siin oli tegu ka muinsuskaitse objektiga ja saadi selline kokkulepe, et see mälestus kunagisest paisust säilitatakse nii, et need paisu otsad jäetakse alles. Ja samamoodi seal, kui nüüd selle vasakpoolse pildi vasakus servas on näha, seal on ka vana kalatepp, mis ei toiminud nii, nagu ta oleks pidanud toimima. Siin on Elva jõel Trunsoveski pais, see oli üks erahoovis paiknev pais, mis oli täielikult lagunenud ja selle me siis asendasime sillaga.
Ja mõned objektid on sellised väiksemad, et kuna kõik paisud ei ole alati betoonkonstruktsioonid keset jõge, vaid sageli on laotud ka lihtsalt suuremaid või väiksemaid maakive jõkke, et vahel on selleks põhjuseks olnud ülepääsuvajadus, vahel on selleks olnud mis iganes kunagi on vaja olnud, milleks seda vett on vaja paisutada. Ja selliseid objekte saame me teha ka talgutööna. Seal muidugi vahel kivide suurus natuke limiteerib seda talgutöö võimekust, et kas inimesed jaksavad neid kive liigutada või ei jaksa. Ja mõned näited tõin praegu ka käimasolevatest töödest. Siin pildil on näiteks Jõhnejõel asuv Koorküla Veskejärve pais, kus see olemasolev sild on väga amortiseerunud ja Transpordiametil oli ka vaja seda rekonstrueerida, kuna need on üks konstruktsioon, siis teemegi koostööd Transpordiametiga, et meie poolt on paisu likvideerimine ja loodusliku jõesängi taastamine ja Transpordiamet teeb silla korda. Ja siin parempoolsel pildil on näha siis paisjärv, mis on tänaseks alla lastud. Ja hetkel käivad tööd ka Saarjel Tagametsapaisul, kus ehitatakse möödaviik kalapääsu. Ja siin on pilt ka ojaäärse teisest paisust Võsujõel, kus oli selline hästi väike paisjärv ja hästi väike pais ja seal taastati ka looduslik jõesäng. See on minu poolt kõik. Ja tänan teid kuulamast. Tuulile võib küsimusi ilmselt ka esitada. Aitäh, Tuuli. Ja kuulaksime küsimusi, mõtteid, kui on. Palun, Üllas. Aitäh, et Üllas Õilis, Tehnikaülikool. Et teil siin kalade läbipääsu, kõigepealt aitäh ettekande ees, suurepärane ja tore, et tegevused toimuvad. Et teil siin kalade läbipääsu tagamiseks on meetmed, eks ole, paisu likvideerimine, mis tähendab paisu kui konstruktsiooni lammutamist ja siis on tehiskärestik jõesängis, mis tähendab paisutuse säilimist. Aga niisugust meedet nagu paisutuse likvideerimine ilma paisu lammutamiseta ei ole, et see oleks paljudel juhtudel nagu kõige odavam, sageli kordades odavam kui paisu kui konstruktsiooni lammutamine. Korda veel paisu likvideerimine. Paisutuse likvideerimine ilma paisu lammutamiseta. Kuidas see siis välja näeks? See näeks nii, et pais kui konstruktsioon jääb alles, aga see ütleme, element, mis tekitab paisutuse, võetakse nagu ära, et mõnedel juhtudel on see lihtsalt teostatav, nagu näiteks oleks, ütleme, kotkapaisule, aga paljudel juhtudel, kui on tegemist kõrgema paisuga, siis mitte, et ahjal ilmselt mitte, taevaskojas. Aga paljud madalamad paisud on konstrueeritud niimoodi, et selle paisutuse tekitavad, ütleme siis lihtsalt lauad piltlikult öeldes. Ja me oleme muidugi sellest lähtunud, et me tahame taastada jõge nii, et seda paisutust ei oleks võimalik hiljem tagasi tekitada, et kui me võtame need varjad sealt eest ära, siis mingi hetk kellelgi tuleb mõte, ta paneb need sinna ette tagasi ja siis see oleks selles mõttes muidugi kõige odavam, aga see tundub selline natukene kahe otsaga, et kas see siis ikkagi jääb niimoodi. Ja ideaalis me avaksime selle jõe ikkagi kogu jõesängi laiuses, et need looduslikud protsessid saaks seal toimida nii, nagu nad võiksid toimida, et seal ei oleks midagi ees. Aitäh, põhjus selge. Ja, aitäh. Aitäh, Üllas. Kas veel küsimusi? Ma võin küsida. Jah, loomulikult. Sõnaga, esimene küsimus on see, et meil härra küsis, eks ole, et paisutus jääb alles, eks ole. Aga meie pais on näiteks pikkus orienteeruvalt 108. Jutt on Restust, Lõuna-Eesti Restust. Ja seal suur Keskkonnaamet ja nad kõik tulevad vastu. Aga sõnaga, see pais jääb igal juhul alles. Tahetakse praegusel juhul ära võtta, mis on väga primitiivne muidugi, aga
liikvelast, mis reguleerib veetaset järvel, eks ole. Seal keskel on näha niisugust tüüpi, aga põhimõtteliselt, eks ole. Aga pais kui niisugune jääb alles, mida kasutab Maanteeamet, no tõsi, tasuta praegu hakkamine teha. Ja nüüd, miks ei ole teisi variante, aga miks ei taheta näiteks kasutada kruvikalapääsu? Küsimus on selle, et ikka tuleb kaasa tehnoloogiat kasutada ja vett ei tohi alla lasta. Näiteks ma võitleb, kus me asume, võib-olla ei teagi täpselt. Sakast lähedal. Sakast on meie lähedal. Võib-olla Tuuli vastab sellele kruvi kalapääsu küsimusele. Ja, väga hea. Aga tema kindlasti kohtuma esimest korda. No kun meil on juba see natuke rahastusega piiratud, et need fondid, kust meie finantseering tuleb, et nende tingimustes on, et me ei tohi neid tehiskalapääse kasutada, sest neid sageli on hinnatud, et nad ei tööta. Ja me oleme nagu keskendunud siis rohkem nagu looduse taastamisele. Tere kõigile. On mind kuulda? Ja on küll. Lühiküsimus on see, et kus tõmmatakse see piir, kus on tehiskerestik või tehislooduskalapääs ja looduslik kalapääs? Sellist konkreetset joont meil ei ole, see oleneb sellest jõest, et teatud jõgedel me aktsepteerime ainult likvideerimist. Need on olulisemad kalajõed, aga see oleneb konkreetsest objektist, et me vaatame igale ühele personaalselt otsa selles mõttes ja siis otsustame. Tervist kõigile. Aitäh ka selle võimalusest rääkida, et ma üritan niimoodi natukene kokkuvõtlikumalt võib-olla teha seda kõike. Nii, kas slaidid on kenasti näha? Ja. Super. Minu nimi on Jaos Pnahkor. Ma töötan siis Keskkonnainvesteeringute Keskuses. Põhiliselt töötan küll sellise projekti raames nagu LifeShip Wet Test. Ja põhiline asi, mida teada selle projekti puhul on see, et me keskendume rohkem Lääne-Eesti vesikonnale. Ehk siis me vaatame ka nagu laiemalt igasuguseid veemajanduskava tegevusi, aga Vettesti projektis on siis fookusesse Lääne-Eesti vesikond. Ja minu töö on siis toetada seda, et selle Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmed saaksid kõik, leiaksid endale sobiva rahastuse. Et üritame siis toetada ka nii rakendajaid kui ka sisevajadusel seda rahastust taotleda ja leida. Ja ma hästi kähku siit tuhisen üle sellest taustast, lihtsalt, et te saaksite aru, et miks ka näiteks siin paisude kontekstis väga see meie jaoks ka oluline teema on, et see rahastuse puudujääk on väga ulatuslik, millest me räägime tegelikult Lääne-Eesti vesikonna meetmeprogrammi elluviimiseks. See on ligi 100 miljonit eurot praeguse kehtiva meetmeprogrammi alusel. Ja paisud tegelikult moodustavad sellest küllaltki suure osa, et tegelikult siin, kui vaadata kogu selle 100 miljoni euro sees, siis paisudega seotud investeeringud ja kulutused siis tegelikult on olulise tähtsusega. Ja sellest lähtuvalt otsime pidevalt võimalusi siis ka nende paisudega seotud meetmete elluviimiseks. Kuidas seda Vettesti projektis teeme? Me koondame kokku igasugust infot rahastusallikate osas, veemajanduse valdkonnas üleüldse, vajadusel mahukamate projektide korral siis koordineerime sellist taotlusprotsessi ja pakume ka siis nõustamist. Et siin võib-olla siis lihtsalt oluline märksõna on see, et kui teil on idee, soovite midagi ellu viia, aga võib-olla ei tea, kuidas kõige paremini või kus kohas selle jaoks rahastus saada, siis kõik on valmis nagu selles osas abi pakkuma. Vettesti projektis muidugi meie esmane huvi on Lääne-Eesti vesikonnas asuvad objektid, aga nagu ütlesin, vaatame ka laiemalt. Ja tegelikult üks teine projekt on ka meil, mis tegelebki laiemalt siis üle terve Eesti igasuguse välisrahastuse kaasamisega ja selle nõustamise toetamisega. Et KIK-is terviklikult meil on selline tugi või võimalus olemas, et pakkuda teile seda igasugust abi, mida vaja on. Ja kõige tähtsam võib-olla siit on see, et tulemas on ka siin seminarid 27. mail ja 8. mail Tallinnas ja 8. juunil Tartus, kus siis tegelikult saab oma sellised oskused
proovile panna natukene ja vaadata, kuidas siis tegelikult päris kusagilt välisrahastuse allikast rahastust taotleda. Et ei pea kartma, räägitakse väga lihtsalt ja räägitakse sellised väga praktiliselt, et kuidas tegelikult igaüks saab nendele rahastusvõimalustele ligi pääseda. Ja täpsem info siis saab kerstiliivor@kip.ee, kui on tarvis ja vist saadetakse, ma eeldan ka slaidid pärast kohtumist äkki teile ka laiali, et siis saate siin kõikidele nendele linkidele klõpsata ja edasi uurida. Ma räägin kähku natukene nendest rahastusvõimalustest nüüd, mis tegelikult, kus mina vähemalt näen seost paisudega seotud teemadega. Et rahastusallikate osas tuleb mõista seda kohe, et ütlen ära, et lihtsaid lahendusi ei ole. Et me püüame Võttesti projektis seista ka selle eest natukene, me saaksime siis ka luua võib-olla neid sobivamaid rahastusvõimalusi ja et kõik rahastusallikad või programmid, mis meil on, nii siseriikliku kui potentsiaalselt ka välismaised, et need tegelikult saaksid päriselt siis aidata ellu viia neid nagu või aidata täita neid rahastusvajadusi, mis päriselt eksisteerivad. Aga praegu me toimetame samamoodi KIK-is selle olemasolevate taotlustingimuste ja kõikide tingimuste alusel. Aga nende piires tegelikult toimetamiseks on väga palju võimalusi siiski olemas, et kuidas sealt sellisel võib-olla natuke nagu uudsel moel rahastust leida, et siis ka konkreetse paisuga seotud tegevusi ellu viia. Tuleb lihtsalt natukene avatud mõtlemist hoida ja vajadusel siis KIK-i poole pöörduda ja küsida, et kuidas võib-olla mingi programmi skoopi suudaks mingisugune selline tegevus mahtuda. Ja mõned siin ilmselt on teile juba tuttavad, aga käin siiski need ükshaaval läbi. Ja kõigepealt siis alustame sellistest kodumaistest. KIK-is on siis, ma mainin ka selle ära, et kõik need programmid, mis siin on, need ei ole hetkel avatud vooruga, et ma siin mainin ära kindlasti ka, et millal on tõenäoliselt oodata uut vooru, et te saaksite juba varakult hakata end ette valmistama. Aga veemajanduse programmis tegelikult siis üldiselt on toetatud meil ajalooliselt väga palju ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamist, hoopis jääkreostuse likvideerimist, igasuguseid uuringuid ja sellist teadustööd. Aga tegelikult, kui vaadata paisude kontekstis, siis on ka seal kogemusi, kus on siis rahastatud erinevad paisude eelprojekteerimist ja ka siis tegelikult ehituslikke töid. Et siin ehituslikest töödest võib-olla sellise hea näitena on hiljutisem AO Paisjärv, ehk siis seal oli ka see võib-olla selline unikaalsem, et tegelikult siis Paisjärv säilitati selle projekti käigus, et ei likvideeritud lihtsalt nagu seda paisu ära, vaid siis tegelikult suureti ka see Paisjärve rekreatiivne väärtus ja kõik selline säilitada. Et need võimalused on olemas veemajanduse programmis, et lihtsalt tuleb mõelda siis, kuidas neid seal kirjeldada. Aga põhiline fookus siis on see või nagu väga palju lisapunkte annab see, kui tegemist on siis selles veemajanduskava meetmeprogrammis ette nähtud tegevusega. Et kui see on seal kirjas, konkreetne pais, et selle puhul on vaja midagi ära teha, siis see annab signaali veemajanduse programmi hindamisele, et tegelikult see on ka oluline selle veemajanduskava elluviimise vaatest. Uut vooru on tõenäoliselt oodata siin 2027. alguses, julgen lubada, et umbes veebruaris-märtsis, aga esimese poole aasta jooksul kindlasti. Ja kui palju sealt taotleda saab, see sõltub nüüd väga sellest, et kes sealt taotleb ja mille jaoks. Ehk siis siin ajalooliselt, kui vaadata, on siin tegevused olnud umbes 80 000 kuni 1 miljoni euroni välja tegelikult, just siis spetsiifiliselt paisudega seotud. Ja saavad siis taotleda MTÜ-d, KOV-id, ettevõtted, erinevad avalikud asutused. Ja toetusmäär jällegi sõltub sellest taotlejast ja tegevusest, aga on kuskil 50–100% siis paisude puhul ka on olnud jäänud sinna 70–100% vahemikku, mis siis programmis toetust pakutakse. Ülejäänud tuleb siis oma finantseeringu näol taotlejal leida. Ja kõikidel on siin ka need programmi kodulehele link ja siis kontaktisik olemas ka, kelle kaudu saab täpsemat infot selle programmi kohta. Teine KIK-i programm on siis ka keskkonnaprogrammist rahastatud kalanduse programm.
samamoodi on siis suunatud kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele, MTÜ-dele, avalikele asutustele, aga ka teadusasutustele. Ja põhifookus on siin kalandusalastel uuringutel ja selliste kalaliikide kaitsel, taastamisel, elupaikade loomisel. Aga jah, siin on ka siis, kui on selle kalaliigi nii-öelda jätkusuutlikkuse või nagu hea seisundi tagamiseks vajalik paisu likvideerimine, siis see on ka tegelikult täiesti abikõlbulik selle programmi raames. Kalanduse programmis samamoodi on järgmist vooru oodata ilmselt 2027. esimesel poolaastal. Selle aasta voorud on juba suletud kahjuks. Ja taotlusmäärad või kogused on siin kuskil 60 000 kandis ja näete siin ka, et täpsemalt jällegi sõltub väga sellest, kes taotleb, kui palju sealt siis toetuse määr on. Muidugi soodustingimused on MTÜ-dele ja sihtasutustele, et nemad reeglina saavad siit 100% seda toetust. Nii, ja siis üks kolmas KIK-meede, mis tegelikult esmapilgu võib-olla kohe ei paistagi silma nii väga paisude kontekstis, aga tegelikult siis on täitsa ka paisude likvideerimine abikõlbulik tegevus, kui see aitab siis üleujutusega riskipiirkondades. Seal on siis kodulehel loetletud meil konkreetsed piirkonnad, asulad, kus seda toetust antakse. Ja nendes riskipiirkondades siis, kui on vajalik üleujutusohu ennetamiseks, siis paisu eemaldada, siis saab selles programmis selleks rahastust taotleda. Piiravaks teguriks on võib-olla küll see, et taotlejaks saavad olla ainult veeettevõtted või kohalikud omavalitsused. Ja siin on tegelikult siis jooksev taotlemine, ehk siis hetkel on voor täiesti avatud, saab minna uurima ja praegu veel vahendeid seal on, et seal siis sisuliselt on voor avatud nii kaua, kuni eelarvet jagub. Ja hetkeseisuga seda on. Toetuse kogus kuni 1 000 000 eurot ja 70% toetuse määraga. Siis ma liigun natuke välismaale ka ja võib-olla ütlen alustuseks kohe selle ära, et ärge laske end heidutada sellest, et need on välismaised ingliskeelsed programmid, et kui teil siiski tekib mingi mõte ja te näete selles programmis mingisugust võimalust, küsige KIK-ilt täpsemat infot, võib-olla suudame leida mõne sellise MTÜ või avaliku asutuse, kes siis suudab tegelikult sealt programmist taotleda rahastust ja seda programmi siis ka inglise keeles ellu viia. Taotluse koostamisega saame täiesti aidata, tehke alguses kas või eesti keeles valmis ja siis tõlgime selle inglise keelde, kõik on tegelikult võimalik, et ärme neid ingliskeelseid ja välismaised rahastusvõimalusi nüüd nii-öelda välja arva. Aga European Open Rivers, see on siis nii-öelda Euroopa avatud jõgede programm otsetõlkes, on suunatud eelkõige MTÜ-dele ja siis ka teatud tingimustel avalikele asutustele, sealhulgas siis nii riigiasutused kui ka siis kohalikud omavalitsused. Ja hästi spetsiifiliselt siis toetabki ainult see programm paisude likvideerimist, ehk siis ei sobi tehiskärästiku rajamine ega osaline paisu likvideerimine, vaid pais tuleb täies ulatuses siis likvideerida sellest programmist. Ja vajadusel siis toetatakse ka igasuguseid eeltöid, eelprojekteerimist ja ka siis paisude tuvastamist konkreetse näiteks valgala piires, paisude prioriseerimist, ehk siis seal neid võimalusi jagub. Ja seal on ka konkreetselt sellised spetsiifilised numbrilised tingimused, mida peab silmas pidama, et võib-olla selle programmi puhul kõige nii-öelda tihemini teemaks tulnud küsimus või mure on see, et siis see pais, mida likvideeritakse, selle veetasemete vahe peab olema 1–3 meetrit. Ehk siis kui see jääb sellest välja poole, siis selle paisu likvideerimine sellest programmist ei ole abikõlbulik. Ja on siis sellise nagu tugeva kohaliku kogukonna kaasamise suunaga programm väga ootab, et seal kohalik nii-öelda kogukond räägiks kaasa selles, et mis selle paisuga juhtub. Järgmine voor on kohe varsti avanemas. Nüüd juuni alguses on selline hästi väike ajaaken, aga väike ajaaken selle tõttu, et tegelikult selle programmil on avatud voorud 4 korral aastas ja praegu oodates kuni 2029. aasta lõpuni. Et neid taotlusvoore siin tuleb veel ja praegu on väga palju programmist raha järgi, väga oodatakse Eestist projekte, mida ei ole veel siiamaani Eestis selle programmi raames olnud ja siis MTÜ-dele 100% toetusmäär, 50% avalikele asutustele teatud tegevuste jaoks.
Siis veel üks välismaine, mis nüüd jällegi 2027. esimesel poolaastal tõenäoliselt avaneb, on siis selline nimega Blue Action Panus. Ta on tegelikult siis selline Blue Action Panus ise on üks suur projekt, mille raames jaotatakse rahastust eraldi laiali ja selle nii-öelda vooru fookuses on eelkõige sellise kohaliku kogukonna juhitud projektid, ehk siis väga palju jällegi pannakse rõhku sellele, et see kohalik kogukond, olgu siis omavalitsus, külaselts, kes iganes, et nemad kas ise taotleksid või ise hästi aktiivselt räägiksid kaasa selles, et kuidas seda mis iganes tegevust ellu viiakse. Toetatavad sellised valdkonnad on veeökosüsteemide taastamine, saaste vähendamine ja ringmajanduslikud lahendused. Ja selle piires tegelikult ka siin saab nii-öelda paisude teemaga ka päris palju mängida, et siin üks voor oli sellel juba sellel aastal ära ja uurisime seal ka paisude teemal sellist ühisosa ja programmi kontaktisik, kes on tegelikult siis Eestis Tartu Ülikoolist, et saab täitsa eesti keeles suhelda nendega teatud määral. Et nendel tuli signaal, et paisude teema on täiesti abikõlbulik sellest programmist. Ja toetusmäärad 200 000 kuni 2 miljonit eurot toetusmääraga 100%. Mida peab arves pidama või silmas pidama, on siis see, et see toetusmäär küll on 100%, et ise ei pea oma osalusega panustama, aga see on sellise struktuuriga rahastus, mis tähendab, et teie peate enne selle rahastuse tegevuste elluviimiseks leidma ja teile makstakse siis tagantjärgi programmi poolt see investeering tagasi. Ehk siis algne kapital peab endal olemas olema. Et see on ka selliseks piiravaks teguriks, aga mida me praegu tagasisidestasime ka programmile, et see on võimalik, et äkki järgmisel aastal need tingimused võivad natukene muutuda. Ja siis üks selline hästi väike, aga jällegi väga hea potentsiaalikas selline koht on siis selline tegelikult suunatud nagu sellise välisõhus tegevuste elluviimisele ja siis ka looduse taastamisele, bioloogilise mitmekesisuse taastamisele, et paisud ka potentsiaalselt on siin täiesti teemaks. Siin on väga suur fookus sellele, et see peab, mis iganes lahendusi tehakse, see peab justkui nagu inimese taasühendama loodusega või viimata kuidagi kokku paremini loodusega, ehk siis igasugused lahendused, mis sisaldavad paisu potentsiaalselt näiteks likvideerimist, aga seal ka mingisuguse sellise rekreatiivse väärtuse loomist, ala näiteks matkaraja rajamine, midagi sellist, mingi muu koristamistegevus, et see tegelikult sobib siia programmi väga hästi. Ja sellise väiksema mahuga 30 000 eurot saab taotleda ja MTÜ-dele suunatud. Jällegi 2027. aasta märtsis avaneb siis voor. Nii, ja nüüd ühest hästi suurest programmist ka, mis võib-olla mõne jaoks tundub natukene hirmuäratav, et LIFE programm on tuntud sellise väga suure ja mahuka programmina, kus saab siis väga tavaliselt suuri tegevusi ellu viia, räägitakse tavaliselt miljonitest eurodest, aga seal on ka tegelikult võimalik toimetada natukene väiksemate selliste eelarvete piires ja viia selliseid väiksemaid tegevusi ellu. Aga oluline on siis selline, et need tegevused looksid ka mingisugust sellist uuenduslikku väärtust, et ei oleks nii-öelda ka lihtsalt investeering paisu likvideerimisse, vaid seal on ka mingisugune kas teadlikkuse aspekt või mingisugune muu selline tore asi juures. Taotleda saavad erinevad avalikud asutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, MTÜ-d ja tõin siin välja siin eraldi ainult looduse ja elurikkuse alaprogrammi, et seal on LIFE-il on tegelikult 4 eraldi programmi, aga see siis paisude kontekstis on võib-olla kõige asjakohasem, ehk siis ja see ongi suunatud elurikkuse taastamisele, liikide ökosüsteemiga kaitsele ja võõrliikidele. Ja voor on avatud praegu kuni siis 22. septembrini, et seal on ka taotlemise keel inglise keel siiski, aga kindlasti Life Exceli projekti raames me ka KIK-is saame siis toetada nagu igasuguseid mõtteid, mis teil on sellest programmist taotlema minna. Ja kui palju sealt saab taotleda, nagu ma ütlesin, tegelikult kindlalt ei ole seda määratud mingisugust nii-öelda numbrit, aga saab ka siin paarisajast tuhandest rääkida ja reeglina siis need toetusmäärad on 60%, ehk siis 40% omaosalus on seal tavaliselt kohustuslik. Nii,
Kas äkki on mingisuguseid küsimusi või mõtteid praegu nende rahastusvõimaluste osas, millele ma saan kohe äkki kähku vastata? Kui sealt saalist midagi tuleb praegu, ma nägin, et Elina midagi rääkis, sul on mikker väljas. Tundub, et ma ei saa selle mikrofoni opereerimisega täna hästi hakkama ja ma küsisingi saalis, et kas on küsimusi. Milline motiiv on MTÜ nagu, et panustada 40% ja saada lammutustoetust 60%? See on väga hea küsimus. Ei saanud kuulnud. Ja, see on. Hea küsimus. Aga meil on keskkonna KIK-is on võimalik taotleda ka oma finantseeringu katmise toetust vist oli niimoodi. Jah, täpselt. Et selles suhtes, et on võimalik siis nagu erinevatest allikatest kokku kombineerida seda, et ja see on võib-olla hea nii-öelda märkus, mida siin teha, et see oma osalus, mis iganes protsent see on, see nüüd ei ole mingit reeglit, et see peab tulema kindlasti nii-öelda taotleja enda taskust või nii-öelda pangakontolt. Et see võib täiesti vabalt tulla ka kusagilt teisest allikast, olgu see mingisugune teine voor, nagu näiteks KIK-il on siis eraldi spetsiifiliselt tegelikult ongi ka suunatud rohkem LIFE programmis taotlemisele, ehk siis kus saab seda oma osalust katta või siis ka mingisuguse välise sponsori kaasamine on ka, mida tihtipeale nendes programmides rõhutatakse, et kui on see sponsoreerimise võimalus, et siis jah, see võib tulla mujalt, aga muidugi see on väga õige märkus, et see 60% nii-öelda toetuse määr on paljude MTÜ-de jaoks, eriti Eestis, on nii-öelda ligipääsmatu, aga jah, kuna see programm on ülemaailmselt meil on sellised MTÜ-sid ka, kes suudavad seda nii-öelda katta, et siis jah, see võimalus nii-öelda neile on ka loodud. Miks meedet ei ole kujundanud KIK nagu, et ta siis äriettevõtetele, osaühingutele? Just nimelt, et seal on nagu sihtasutused ja MTÜ-d nii-öelda. Kas puhtalt maksuküsimus nii-öelda või mis? Kas veemajanduse programmis ei ole äriühingutel võimalik taotleda? Seal on see, sest seal peaks olema võimalik, ma mõtlen, kui on see keskkonnaprogramm, mida rahastatakse riigieelarvest, see veemajanduse programmi osa. Selle veemajanduse programmi all on see veekogude taastamise alamprogramm ja seal tegelikult minu meelest meil Olav vist ei ole jälle siin kohal, kes seda programmi koordineerib konkreetselt, aga sealt peaks olema võimalik minu meelest ikkagi ka äriühingutel taotleda, lihtsalt äriühingutele kehtivad riigiabi reeglid, mis tähendab seda, et seal see paneb paika selle summa, kui palju saab anda ja täpselt ja mis see toetusprotsent saab olla. Aga minu meelest meil veemajanduse programmis ei ole äriühingud välistatud, sellepärast, et kui me mõtleme seda programmi tervikuna, enamasti, kui me räägime reoveekäitlusest, mis on väga suur osa näiteks veemajanduse tegevustest, on tegelikult ka ju need äriühingud taotlevad. Et selles suhtes printsiibis veemajanduse programmis minu meelest peaks ikkagi äriühingud saama ka taotleda. Lihtsalt seal on need riigiabi reeglid, mis piiravad. Ja täiesti õige märkus seal veemajanduse programmi spetsiifiliselt, siis äriühingud, see toetuse nii-öelda määr jääb kuskil 50–70% vahemikku, aga taotlemine täiesti võimalik on. See protsent jällegi sõltub sellest, et mis tegevuse jaoks täpselt seda toetust taotletakse. Et sõltub konkreetsetest olukordadest. Kas on veel mõtted, küsimusi? Abikõlbulikud on ainult nagu öelda lammutusmeetme kulud või ka objekti siis MTÜ soovib enda valdusse saada mingi objekti ja siis omandamise kulud nii-öelda. Kas me räägime praegu spetsiifilisemalt mingist programmist ka, näiteks veemajanduse programmist? Laiemast plaani. Et kui selline mõte on, et kust selleks võib toetust saada? Ja see küsimus. Tegelikult selline konkreetne näide on täiesti lausa olemas, et selles samas kalanduse programmist on taotletud varem niimoodi, et siis just seda toetust, et ära nii-öelda võõrandada konkreetne pais ja siis see nii-öelda siis päriselt pärast nagu ära likvideerida pärast seda. Et tegelikult neid võimalusi on, mõte väga palju ei ole seda praktikat, aga jah, tasub nii-öelda uurida selle konkreetse programmi koordinaatorilt, et nemad saavad siis kindlasti öelda oma konkreetse programmi kohta, et kas nende programmis see võimalus on. 100 miljonit see investeeringu vajadus, kui täpne see suurusjärk on, see
pluss-miinus miljon või pluss-miinus see on pool nii-öelda. üsna ebamäärane. Ütleme niimoodi selles suhtes, et see 100 miljonit on 3. perioodi veemajanduskavade pinnalt hinnatud ja 3. perioodi veemajanduskavasid tehes meil tegelikult need ka koormuste hinnangud ei olnud nii täpsed, kui meil täna on selleks 4. perioodiks, mis me ette valmistasime. Et pigem see 100 miljonit on, julgeks ütelda, tugevalt alahinnatud. See on nüüd tänase seisuga, mis on võetud nende siis looduskaitse eesmärkide sihttasemel. See 100 miljonit, see on kolmas, see on, mis me kunagi hindasime aastal 2021 äkki, 2021. Et see on nagu selle kava kohta tehtud, et mis veel praegu kehtiv kava on. Aga nüüd me ju valmistame ette 4. perioodiks uusi kavasid, me oleme uuesti üle vaadanud kõik need metoodikaid, kuidas me veekasutuste mõju vetele hindame, eks, millised on siis need olulised koormused. Et see on kõik hästi palju täpsemaks läinud ja see pilt, ütleme siis ka vete tervise vaatest on hästi palju tumedamaks läinud, mis tähendab seda, et väga palju rohkem tegevusi on vaja teha selleks, et seisundit parandada, millest järeldaks, et see 100 miljonit on alahinnatud, pigem tugevalt. Ja pluss kulukamaks on ka läinud. Ja see on tõsi. Minu isiklik arvamus, seda esimest veemanduskava päris alguses arutasime, kui oli nagu öelda Eesti riigi sihtide seadmine nii-öelda eesmärkide, see oli siis 2006, 7, 8 seal on. Kus suur osa nagu öelda veekogumitest määrati nagu öelda TMV-desse ja võeti madalad sihid ja avanesid siis nagu öelda rahalised võimalused. Ja siin on täpselt sarnane analoogiaga nagu Rail Baltica nii-öelda, mis ei saa kunagi valmis, mis läheb kordades maksma märkimisväärselt ja kellele nagu öelda siis projektimeeskonnas panna see saavutamatu ülesanne, mis on nii selge nii-öelda olematud nagu öelda finantskääride vahel. Ja see on nagu see fundamentaal lahe, et kohustused nagu on võetud juba sisuliselt selles hetkelises lootuses see euroabi nii-öelda vastu võtta ja analoogia Ida-Virumaa piirkonna inimesena võiksin öelda on selle piirkonnas põlevkivi kaevandamise lõpetamisega, kus see leevendusmeetmete maht võrreldes selle töökohtade, need on sarnased asjad, need on riigi otsused. Lõpuks meie olemegi riik nii-öelda. Me peame seda asja, nii nagu Aarne Liiv pikaaegse nagu võtta pikaaegse vaatega veemajandus asjades, kus on 70-ndatel muutused toimunud asjad. Me loodame teie peale ametnikud. Te teete mõistlikke otsused, küll aga me mõistame, et see ülesanne, mis te olete võtnud, on saavutamatu. Siis on meil järg Reeda sinu käes. Ma räägin siis sellest, et kuidas veekogumitele eesmärgid seatud saavad, aga enne seda lühikese sissejuhatuse üldse kogu sellest veemajanduskava teemast. Luban, et ma ei peatu pikalt ja räägin ka sellest, et sellest veemajanduskava protsessist üldiselt, et korra, et kus maal me täpselt praegu oleme ja miks me nendest asjadest räägime ja siis erandlike eesmärkide seadmisest ka, mis võimalused seaduses on. Ja Eesti riigi eesmärk ja suur kohustus on Eesti veesid kaitsta selleks, et meil oleks kõigil piisavalt siis piisavas kvaliteedis, heas kvaliteedis ja koguses vett inimeste eluks, et majandamiseks oleks vett ja et loodus toimiks. Ja see on suur riigi ülesanne seda kaitset korraldada ja tagada, et meie veed saaksid olla heas tervises. Et see ei ole kuskilt Euroopast meile pandud kohustus, vaid see on ikkagi meie endale võetud kohustus ja vastutus. Nüüd see, kuidas me seda vete tervist saavutame nüüd selle raamistiku, ütleme siis selle tööriistakasti, see tuleb meil Euroopast, see veepoliitika raamdirektiivist. Et kuidas siis jõuda selleni, et vete tervis on hea. Ja
seal selles veepoliitika raamdirektiivis on liikmesriigid kokku leppinud siis selle, et millistele vetele on vaja keskenduda, seal on kriteeriumid, valikukriteeriumid, kõik veekogud ei ole fookuses. On kokku lepitud see, et kuidas selgitatakse nende veekogude siis et ütleme tüübid, eks, sest on vaja aru saada, et milline see looduslik veekogu olema peaks, eks. Et osata seda siis hinnata, kas ta on siis heas seisundis, väga heas seisundis, kesises seisundis, halvas seisundis või väga halvas seisundis. Siis on seal kokku lepitud alused, kuidas tuleb neid veekogusid seirata. Siis on kokku lepitud see, et milliseid inimtegevusi tuleb analüüsida, kaardistada, mis võivad vete tervist mõjutada. Et see on ka ette antud nii-öelda koormusklasside nimekirjana, mille järgi ka meie siis oma selle koormuste analüüsi läbi viisime. Siis on ette antud see, mida üks veemajanduskava sisaldama peab ja mida peab sisaldama meetmeprogramm, mis tüüpi meetmeid. Et selles suhtes selline nagu siis tegevusraamistik vetekaitseks. See on see, siis, mis tuleb veepoliitika raamdirektiivist ja ka tähtaeg, et mis ajaks me siis need vete head seisundid saavutame. Ja see tähtaeg direktiivi järgi on aasta 2027, mis on sisuliselt kohe. Ja ütlematagi selge, et Eesti seda tähtaega ei saavuta. Ja suures osas võib siis ütelda, et pärast aastat 2027 me oleme nende eesmärkide täitmise osas ilmselt direktiivi rikkumises. Aga see on siis tulevikus, hakkab see paistma, mida see Eesti riigile tähendab. Veemajanduskavasid me koostame koos üleujutuse riskide maandamiskavadega. Need on siis sellised sünkroniseeritud protsessid, mis toimuvad koos. Aga lisaks, kui me veemajanduskavasid koostame, me vaatame või siis proovime sellist ühisosa luua ja arvestada ka siis looduskaitse eesmärkidega, merestrateegia siis tegevuskavaga, maaparanduse hoiukavadega, et neid, siis meil on nitraaditundliku ala tegevuskava, ühesõnaga neid erinevaid kavasid ja strateegiaid, mis on siis kitsamad valdkondlikud, on päris palju ja neid kõiki me proovime ka siis veemajanduskavasid koostades arvestada. Tuleb tunnistada, varasematel perioodidel meil ei ole see väga hästi õnnestunud. Ja see ei ole võib-olla olnud ka selline nagu prioriteetne tegevus, mida jälgida, aga samas, kuna ressursid kõik on piiratud, siis on vaja ikkagi vaadata, kus kohas meil on ühisosad, kus kohas me saame ikkagi optimaalselt toimetada. Ja selline horisontaalne vaade välistab või siis vähemalt aitab kaardistada ka neid kohti, kus kohas meil võivad olla eesmärkide või huvide konfliktid, mis meid edasistes sammudes takistama võivad hakata. Selliselt. Väike meeldetuletus, meil on 3 vesikonda ja siis seegi, et milliste piirkondade kohta me veemajanduskavasid koostame, tuleb direktiivist, et veemajanduskava tuleb koostada vesikonna kohta. Eestis on 3 vesikonda ja nagu öeldud, sa lihtsalt panid vaata pildi eest ära. See just rääkida. Minul oli pilt olemas, aga kõikidel teistel läks seest ära. Ja nagu ma ütlesin ka, et veemajanduskava vaatest ei ole siis need fookuses olevad veekogud, kõik veekogud, mis meil on arves, et arvele võetud Eesti looduse infosüsteemis, et siin on mul toodud ka see numbrite võrdlus, et mis meil on Eesti looduse infosüsteemis arvel ja mis meil on siis tegelikult Eestis kogumiteks või selliseks veemajanduse majandamisüksusteks nii-öelda määratud, et see on oluliselt väiksem osa kõikidest Eesti vetest. Ja ütleme siis sulgudest väljas number on hetkel kehtiv veekogumite arv ja sulgudes on siis veekogumite arv, mis meil on 4. veemajanduskavade perioodil, sest kord 6 aasta jooksul me peame kõik oma veekogumid üle vaatama, mis uut infot meil on, kas varasemad määratlused on endiselt asjakohased, et kas on vaja teha mingisuguseid muudatusi.
ja lisaks siis pinnaveekogumite ärajagamisele meil on ka 31 põhjaveekogumit määratud. Ehk siis kõik veekogud ei ole meil määratud veekogumiteks. Aga kui me nüüd räägime veemajanduskavade vaatest, siis me räägime just nendest kogumitest, sellest 744 pinnaveeüksusest ja 31 põhjaveeüksusest. Muidugi tuleb ütelda, et kuna meil on valgalapõhine lähenemine, siis inimtegevuste mõju on kaardistatud veekogumite valgalapõhiselt. Ehk siis see valgalad, veekogumi valgalad on üks ilma aukudeta võrgustik nii-öelda. Et kõik ülejäänud veekogud, väiksemad veekogud on siis selle ühe veekogumi valgala sees. Et sellise nagu valgalapõhise majandamise kaudu võiksid saada parandatud ka siis need väiksemate veekogude seisundid. Ja siin on veemajanduskava protsess, mis on väga-väga pikk, sellepärast et andmeid on väga palju ja neid osasid, mida on vaja kõik üle vaadata ja uuendada. Me alustasime 2023. aastal protsessi kaardistamisega ja ehk märkate, kes on olnud varasemates veemajanduskavade ajakohastamistes kaasatud, et täna ei ole teil siin laua taga konsultanti, välist konsultanti. See on põhimõtteline otsus, et Kliimaministeerium koos oma valitsemisala asutustega me teeme ise need veemajanduskavad seekord. Sest meil on andmed kõik olemas ja ka teadmised ja need osad, mille osas meil pädevust ei ole, nendes üksikutes osades me hangime siis pädevuse sisse, näiteks majandusanalüüside osa. Et selliselt. Alustasime protsesside kaardistamisega, leppisime kokku, kes mis osa veemajanduskavade nendest dokumentidest ära teeb, kellel mis roll on. Siis edasi liikusime sellega, et alustasime kogu protsessi, see käib meil ministri käskkirjaga. Esimese asjana tegime siis ajagraafiku, tööplaan ja kaasamiskavad. Kuna kaasamine on meil Keskkonnaameti ülesanne, siis see kaasamiskava ja kogu selle kaasamise eest siis vastutab meil Keskkonnaamet. Ja alustasime ka juba eeluuringute ja alusuuringutega. Eeluuringud on kõik sellised täiendavad uuringud, mida me peame tegema selleks, et andmelünkasid täita või infolünkasid täita, selleks, et paremaid otsuseid teha. Ja alusuuringud on siis konkreetsed analüüsid, mida näeb ette veepoliitika raamdirektiiv, mida tuleb kord 6 aasta jooksul ära teha. Ehk siis alusuuringud on meil veekasutuse majandusanalüüs, vesikonna tunnuste analüüs ja inimtekkeliste siis koormuste või siis koormuste analüüseks, et selgitada, millised inimtegevused põhjustavad vette mitte head seisundit. Selliselt ja eelmisel aastal need enamus alusuuringutest või tähendab alusuuringud saidki valmis ja eeluuringutest enamus said valmis ja kogu see kavaprotsess jällegi ka avalikustamise vaatest on selline, et see tuleb ka direktiivist, et iga siis iga etapi dokumendid peavad läbima 6-kuulise avaliku väljapaneku. Aga seekord me tahame teha, kui varem on olnud niimoodi, et me oleme need dokumendid, konsultant on dokumendid valmis teinud, siis me oleme pannud need eelnõud avalikule väljapanekule, teinud paar koosolekut ja ütelnud huvilistele, et olge head, lugege see 1000 lehekülge läbi ja arvake selle kohta midagi. Siis seekord me tahaks et see dokument ei oleks lihtsalt üks riigi koostatud paber, lihtsalt nagu kava pärast, et meil on kohustus kava teha, vaid et ta oleks ikkagi päriselt siis selline tegevuskava, mis aitab meil eesmärkide poole liikuda ja sellist tegevuskava me ei saa teha ilma selleta, et me päriselt siis neid veekasutajaid kaasame, keda see kõik puudutab. Ehk siis seekord me proovime siis võimalikult palju kõiki veekasutajaid nendesse protsesside erinevatesse osadesse kaasata ja ka näiteks alusuuringute tegemise käigus me tegime väga palju siis koosolekuid huvirühmade esindajatega, et valideerida seda, et mis metoodikaga me koormuseid hindame, saada andmeid juurde näiteks
ja ka siis lõpuks see tulemuste osa, et selliselt. Ja sama mõttega me liigume edasi ka nüüd järgmistes sammudes, mis on siis eesmärkide seadmine, meetmeprogrammi koostamine ja ka siis veemajanduskava dokumendi koostamine ja veeseire programmi koostamine. Et enne veel, kui me midagi kivisse raiume, paberile kirja paneme, me tahame kaasata neid osapooli, keda see puudutab, keda nendest dokumentidest sündivad otsused otse mõjutavad. Et oleks võimalik päriselt õigel hetkel kaasa rääkida, sest kui dokument on juba valmis, siis on väga keeruline mingeid põhimõttelisi asju seal muutma hakata. Ja selleks ka siis need paisuomanike infopäevad, et just seda paisutamisega seotud osasid, siis osades saaksid paisutajad kaasatud ja saaksid kaasa rääkida, et meil oleks võimalik arvestada siis teie häältega selliselt. Ja võib-olla ka sellest veemajanduskava kohta ütlen nii palju, et tegelikult kui me räägime kaasamisest, siis veemajanduskava on üks suur seletuskiri lihtsalt. Et selles suhtes seal me kirjeldame, mida me kuidas teeme. Et see koht nüüd, mis on tegelikult oluline koht kaasa rääkimisel, on meetmeprogramm, kuhu tulevad päriselt tegevused. Et mis on oluline. Ja me tahame, et selle aasta tegevused siis eelnõu tasemel kõik valmis saada selle aasta lõpuks, ehk siis järgmise aasta alguses saaksime panna dokumendid jällegi selleks 6-kuulisele avalikule väljapanekule ja lootus on, et meie kaasamine on nii hea, et ükski huvirühm ei tunne üllatust nende dokumentide ja seal sisalduva üle, vaid et me oleme suutnud seda kõike juba kommunikeerida ennem. Ja kui meil on kavad avaliku väljapaneku läbinud, siis teeme muudatused vastavalt laekunud tagasidele ja siis me peame need raporteerima komisjonile. Ja kogu selle protsessi taustal toimub meil käimasolevate kavade rakendamine, veteseisundi seire ja seisundite hindamine. Et selline protsess on see siis. Nüüd liikudes edasi sinna eesmärkide rääkimise suunas, siis tuletan meelde paisude vaatest just, et mis siis 4. perioodi koormuste hinnangu siis selline tulemused olid. Eestis arvel olevast 1178 paisust analüüsiti 605. Just siis seetõttu, et me fokusseerime veekogumitele, mitte kõikidele Eesti veekogudele. Ja selle analüüsi tulemusena siis on määratud oluliseks koormuseks, sest välja tulnud, et olulised koormused on 370 paisu 170 veekogumis. Et siin on kõrval ka selline graafik, mis näitab, et tegelikult meil on päris ühes kogumis võib olla päris mitu paisu. Ja oluline koormus tähendab siis seda, et nende paisude puhul on siis hinnang, et nad mõjutavad veekogumisse kalastiku elementi. Ehk siis kalastiku seisundit. Siin on ära toodud ka, et kaardistati ka siis sellised leevendusmeetmega olulised paisud, ehk siis 72 paisu, millel on juba kalapääs olemas. Nad on selles mõttes ka olulised, sest kui on kalapääs olemas, siis on vaja jälgida ka, et need pääsud toimivad, et neid hooldatakse. Ja siis 164 liigitus väheoluliseks, ehk siis sellisteks, mille puhul läbipääsu tagada ei ole vaja. Ja siin ka loetelu nendest paisude veekasutustest, et enamus paisudest on meil rekreatiivsed või siis ilma konkreetse siis sellise kasutusotstarbeta lihtsalt on. Ja siis on meil hüdroenergia ka olulised paisud. Siin on siis need, millel ei ole leevendusmeesed. On vesiviljelus, pinnaveevõttööstuseks, joogivesi ja niisutus. Et sellised on siis need veekasutused. Ja siis ütlen siin ära, et need edasiste slaidide nagu koostamisel ma olen kasutanud Notebook LM AI abi, et siis visualiseerida infot, et ei oleks tuim tekstijoru. Et meil on Eesti veekaitse eesmärgid on meil sõnastatud veeseaduses. Ja
üldistest eesmärkidest ma tooksin välja siis selle, et veeseaduse kohaselt peame piirama survet veekeskkonnale, vähendama inimtegevuse mõju, et tagada looduslikku tasakaalu ja me peame parandama ökosüsteemide seisundit ja vältima vete seisundi halvenemist. Ehk siis vähendama inimese mõju, samas vältima halvenemist, parandama olemasolevat olukorda. Ja kui ühe veekogumiga on seotud siis rohkem kui üks eesmärk, siis tuleb järgida rangeimat nõuet ja kui siin nüüd tekib küsimus, et mis on rangem nõue, siis Eesti kontekstis on rangem nõue see, mis tuleb Naturast. Rangem nõue tuleneb Naturast, et me joondume veekaitse eesmärkide seadmisel Naturast, mis Naturas otsustatakse, et mis on kaitse eesmärk, siis selle järgi me joondame ka veekaitse, et selliselt. Kui Naturas on erand, on vees ka erand, aga ilma Natura erandita me ei saa ka vees näiteks erandit teha, et selliselt. Kui on tegemist üle-euroopalise tähtsusega, metsaelupaikadega ja muud sarnasega, kas sel juhul on nüüd ülemuslik niimetatud kalade kaitse, mida kalas ei ole eriti, aga mis on ülimuslik? See sõltub sellest konkreetsest veekogust, milline kaitse eesmärk on seal sellel veekogul pandud. Nemad võtsid ära, nagu öelda, selle peaeesmärk on nüüd paneme jõed, eks ole, tõsi ümber järve, aga see selleks. Aga kui on samad, eks ole, see sama nii-öelda paisu likvideerimine, eks ole, kahjustab üle-euroopalise metsa elupaiga seda, mis me peame võtma, mis on määrav seal? Nüüd seda on õige kommenteerida, kuidas konkreetsetes asukohtades on looduskaitse eesmärgid seadme looduskaitse inimesed, aga neid üle-euroopalisi eesmärke meil tagatakse Eestis ka. Et lihtsalt me konkreetses geograafilises asukohas on siis me lähtume sellest, et mis eesmärk on seal seatud. Seda saab ära võtta. Asi on selles, kas te saab üle-euroopalise kaitse asja saab ära võtta, et kaitsta mitte, üleüldse mitte kaitsel olevat lõhet näiteks. Antud juhul Lõuna-Eesti, eks ole, seal on. Ma pean tunnistama, et ma Natura reegleid ei oska kommenteerida niimoodi. Et seda see. Väga huvitav juhtum, põhimõtteliselt Natura eesmärke muudetud. Paisjärv oli ennem nagu öelda järveline Natura-ala eesmärgiks oli nagu öelda sihtliigid, teised sihtliike muudeti nii-öelda. Ehk see on väga üsna pretsedendi. Kõlab väga huvitavalt, jah. Mis ma siin veel ütlen ära, et kas see selline veekaitse eesmärkidest erandite tegemine, see on veepoliitika raamdirektiivis reguleeritud ja seetõttu ma olen siin slaidi peal välja toonud, et veepoliitika raamdirektiiv VRD-s artikkel 4 on see, mis käsitleb eesmärke, sealhulgas erandeid ja Eestis me oleme veeseaduses üles võtnud need reeglid siis paragrahvidesse 31–42. Et need on siis omavahel vastavuses. Ja veekaitse pinna- ja põhjavee peamised eesmärgid on siis eesmärk on vähemalt hea seisund. Ehk see on meil siis veeseadusesse kirja pandud, et pinnavee kogumite, ehk siis need veemajanduskava üksustes on eesmärk vähemalt hea seisundi saavutamine. Eks? Ja põhjavee kogumitel hea seisundi saavutamine ja hoidmine. Ja erinevus sellest, et põhjavees meil ongi ainult 2 klassi, kas on hea seisund või on halb seisund. Pinnavees meil võib olla väga hea, kesine, halb, väga halb seisundeks. Aga veeseaduses on meil siis see paika pandud, et pinnavee kogumitel on meil seisundi eesmärk vähemalt hea seisund ja põhjavees hea seisund. Ja reegel on, et tuleb vältida nii pinnavee kogumite seisundi halvenemist kui ka siis põhjavee kogumite seisundi halvenemist.
Ja nüüd need olid siis sellised üldised eesmärgid, need siis kehtivad meie kõikidele veekogumitele. Ongi siis eesmärk saavutada vähemalt hea seisund. Nii, nüüd on võimalused, kui sellest heast seisundist on võimalik seada madalam seisund, ehk siis kas kesine, halb või väga halb seisund. Eks? Et siin on toodud välja ka, et mis paragrahvid meil veeseaduses neid reguleerivad ja mis on siis vastavad paragrahvid veepoliitika raamdirektiivis. Ja kõikide nende erandlike juhtude puhul on 3 siis sellist eeltingimust. Et tuleb tagada muude veekogude kaitse, ehk siis ühel veekogumil erandi seadmine ei tohi põhjustada seda, et teises veekogumis ei saa hea seisund saabuda. Siis erand tehakse alati ainult siis konkreetse veekasutuse ja selle veekasutusega seotud elementide, kvaliteedielementide ja näitajate suhtes. Eks kui me räägime seisundi hindamisest, siis meil on see seisund koosneb, seisundi hinnang antakse erinevate elustikuelementide heaolust lähtuvalt, eks, et meil on suurselgrotud makrofüüdid, kalastik, keemikalis füüsilised näitajad, eks nii edasi. Et neid elemente on mitmeid, aga siis erand saab teha siis ainult selle konkreetse elemendi või isegi näitaja tasemel, et element koosneb siis nendest konkreetsetest sutukatest ja mutukatest seal sees, eks ju. Et kui on tuvastatav, mida täpselt see veekasutus mõjutab. Ehk siis ei saa teha nagu laialdast erandit, et näiteks meil on pais ja siis kogu veekogumi seisundile me teeme madalama keskkonnaseisundi eesmärgi, eks ju. Oletades, et see paisutuse veekasutus vastab siis nende erandi nõuetele, eks ju, et mille puhul saab teha, eks. Vaid et see on siis ainult see kas kala või mingi muu element, mida ta mõjutab, ainult nende suhtes. Kõikide ülejäänud elementide suhtes peab siis ikkagi veekasutajad oma tegevust kas siis parandama selliselt, et mõju on väiksem või rakendama leevendusmeetmeid, ehk siis kõikide ülejäänud elementide osas tuleb ikkagi hea seisund saavutada. Et selliselt. Ja siis on veel see paragrahv ka miinimumkaitsetase peab vastama vähemalt Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, mida ma pean tunnistama, et ma praktikas ei oskagi seda näidet selle kohta tuua, et mida see Eesti kontekstis nagu tähendada võiks. Aga siis millised erinevad erandid meil on võimalikud? 4 erinevat võimalust. On tähtaegade pikendamine, ehk meil on eesmärk on hea, aga me ütleme, et me saavutame selle eesmärgi hiljem kui aasta 2027 näiteks. Siis on järgmine võimalus, on, et me seame madalama keskkonnaseisundi eesmärgi, ehk siis eesmärk ei ole enam hea, vaid on kas kesine, halb või väga halb. Ja see sõltub siis sellest või seda leebemat eesmärki saab seada siis, kui selle veekoguga on seotud oluline inimtegevus või avalikkusele olulist hüve pakkuv inimtegevus või kui see seisund on niivõrd rikutud, et seal see seisundi saavutamine ei ole mõistlike kuludega võimalik. Ja siis on veel 2 sellist võimalust, nagu on ajutine seisundi halvenemine, mis ajutine seisundi halvenemist saab siis kasutada sellistel juhtudel, kui on nagu erandlikud kontrollimatud juhud, et kas on mingisugune loodusõnnetus, inimese tekitatud õnnetus, üleujutus, põud, et sellistel juhtudel Eesti kontekstis võiks siia alla sobida näiteks umbusi juhtum sisuliselt. Ja siis on veel artikkel 4.7, mis veeseaduses on selle paragrahv 42-ga reguleeritud, on uued füüsilised muudatused veekogumis. Ehk siis, kui planeeritakse ülekaaluka avaliku huviga uut arendustegevust. Ehk siis täiesti uus asi, täiesti uues kohas. Siin võiks tuua näiteks, et siia võiks sobida Rail Baltic,
aga Rail Balticust vist ei ole tulnud ühtegi hinnangut selle kohta nendest keskkonnamõjude hindamistest, et nende selle arendustegevuse tõttu päriselt vee kogumi seisund niivõrd halveneks, et seda enam taastada ei ole võimalik. Ja ütleme, ajutine halvenemine selle uue füüsilise arenduse puhul on lubatud, kui see taastumine võtab aega aasta kuni 3 äkki oli see kriteerium. Et kui ta nagu ära taastub, et on see ehitusaegne mõju, siis see ei ole põhjus selle artikkel 4.7 rakendamiseks. Artikkel 4.7 me rakendame siis, kui uus arendustegevus põhjustab püsivalt selle, et head seisundit ei ole võimalik saavutada. Kusjuures reegel kehtib, et seisundit halvendada ei tohi. Et see, mis juba on, sellest halvemaks minna ikka ei tohi. Nii, ja siis ma räägin kõigepealt ära paragrahvi 39, 41 ja 42 ja siis need leebema eesmärgi seadmise räägin pikemalt veidi. Et kui on meil tähtaja pikendamine, seal on 3 kriteeriumit, mille puhul seda saab kasutada, aga need kriteeriumid on olnud seotud siis ajaga. Ja täna, kui me liigume edasi 4. veemajanduskava perioodi, on meil kasutada ainult siis looduslike tingimuste punkt. Neid teisi me enam kasutada ei saa, et siis see on nagu direktiivi reeglite järgi välistatud. Ja see looduslikud tingimused tähendavad siis seda, et meil on taastemeede või leevendusmeede, millega me eeldame siis, et nüüd peaks see hea seisund olema saavutatav, mis see tegevus on tehtud, aga looduse taastumine lihtsalt võtab aega. Ja siis me ütlemegi, et me oleme tegevused ära teinud, kõik mis vaja, aga seire veel head seisundit ei näita ja siis me peame hindama seda, et mitme aasta pärast see hea seisund siis tuleb. Et selliselt see tähtaja pikendamine on siis sellise loogikaga rakendatav. Aga eeldus on see, et me oleme ära teinud selle tegevuse, mis on vajalik hea seisundi saavutamiseks. Siis veekogus seisundi ajutine halvenemine. Et nagu öeldud, on siis erandlikud ettenägematud asjaolud. Kui need ilmnevad, siis tuleb rakendada taastemeetmeid, et seda olukorda parandama hakata. Tuleb jälgida iga-aastaselt siis seda muutust, et kas need taastemeetmed siis mõjuvad. Seda olukorda tuleb siis kajastada ka veemajanduskavas ja siis veemajanduskava ajakohastamistel ka ja siis sellest muutusest ülevaade anda, et selliselt. Eestis me ei ole ühtegi siis seda paragrahv 41 ajutist halvenemist seadnud veekogumitele. Veeseadus 42 uue säästva arenduse erand on ka siis seal reeglid, millal seda teha saab, on füüsilised muutused, lubatud on halvenemine siis väga healt heale seisundile, aga muude klasside vahel siis halvenemine lubatud ei ole, et tuleb säilitada see tase, mis on. Ja seal on veel 3 kohustuslikku tingimust selle uue säästva arenduse juures, et ta peab olema tegemist peab olema ülekaaluka avaliku huviga, tuleb rakendada leevendusmeetmeid, et oleks võimalik saavutada siis nagu see, mis on võimalik saavutada, ja seal peab olema tõendatud see, et alternatiivne lahendus selle tegevuse tegemiseks kuskil mujal keskkonnasäästvamal viisil ei ole võimalik. Kas tehniliselt ei ole võimalik või on liiga kulukas. Et selliselt. Aga need on siis täiesti uued tegevused uues kohas. Selliselt. Olemasoleva tegevuse uuele tasemele arendamine ei ole see uus säästev arendus. Nüüd, paragrahv 40 leebema veekaitse eesmärgi seadmine on siis lubatud siis, kui on eesmärki võimatu seda hea seisundi eesmärki on võimatu täita või siis see nõuab ebamõistlikult suuri kulusid. Vaja on selgitada see, et mis selle halva seisundi on põhjustanud.
et kas seal on looduslikud tingimused või inimtegevuse püsiv mõju. Nüüd see looduslikud tingimused, see termin ise, see tegelikult on eksitav. Sellepärast, kui looduslik tingimus on midagi, mis ta, ütleme siis, võib-olla me oleme kriteeriumid valesti määranud, et selles suhtes, et see looduslik tingimus tegelikult viitab siis ikkagi looduse nagu taastamise võimele sisuliselt. Ja see tegevus, millega seoses seda leebemat veekaitse eesmärki saab seada, on siis eeldab seda, et see inimtegevus siis, mis seda mitte head seisundit põhjustab, on asendamatu hüve või siis ka selline, mis see väljend meil oli, ülekaaluka avaliku huviga tegevus. Ja seda tegevust ei ole võimalik siis kuskil mujal säästval viisil teha, tulemus saavutada. Ja jätkuvalt, mida ma juba selgitasin ka, igal juhul tuleb parim võimalik seisund saavutada, et ka selle tegevuse jätkumisel tuleb teha kõiki neid tegevusi, mis siis väldivad seda, et seisund halveneb ja püüdleda selle olemasoleva siis selle inimtegevuse säilimise juures ikkagi või kõikvõimalikke kulutõhusaid leevendusmeetmeid rakendada. See tegevuse jätkamine ei tohi põhjustada seisundi halvenemist. Näiteks, kui meil räägime näiteks paisutusest, siis on oluline näiteks ka siis paisu ja paisjärve hooldamine, et need ei muutuks siis selliseks sekundaarse reostuse allikaks, et tuleb jälgida seda, et see tegevus ei põhjusta seisundi halvenemist ja jällegi veemajanduskavas tuleb siis need põhjendused esitada ja seda leebema veekaitse eesmärki analüüsitaksegi ainult siis veemajanduskavade ülevaatamise käigus, et kui nüüd see ajutine halvenemine ja uus arendus, need on sellised asjad, mida ei saa panna ootama, et nüüd 6 aasta jooksul, kui me veemajanduskava uuendame, eks ju, et need on midagi, mis on ka osa siis keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnalubade menetlemise protsessis, aga siis see leebem veekaitse eesmärk on siis see, mida me analüüsime kord 6 aasta jooksul veemajanduskavade raames. Ja see on siis kriteeriumid, et tehniline võimatuse kriteerium, ehk siis kas on puuduvad meetmed, millega head seisundit saavutada selliselt, et see eeldus on siis, et tegemist on sellise veekasutusega, mis on ülekaaluka avaliku huviga, eks. Ehk siis oluline on see, et veekasutus säiliks. Nüüd seda tehniliste meetmete puudumist vaadatakse, et kas on olemas sellised tehnilised meetmed, mis võimaldavad saavutada hea seisundi, aga see veekasutus säilib. Eks? Et kas on sellist leevendusmeedet? Kui ei ole, siis ongi see tehniline võimatus, ütleme niimoodi, nagu olulise ülekaaluka avaliku huviga tegevuse puhul. Aga see tehniline võimatus võib tekkida ka sellises olukorras, kus kohas meil ei ole seal püsivat inimtegevust olukorraga seotud, on tegemist näiteks ajaloolise reostusega või sellise reostusega, mida Eesti ei saa kontrollida. Näiteks, kui meil on tegemist riigiülese mõjuga või atmosfääri kandega. Riigiülene mõju, näiteks Narva pais. Me ei saa seda minna maha võtma, eks ju, või otsustama, et mis sellega paisuga tehakse või et kas tehakse sinna kalapääs või et see on teise riigi siis võimu all, et mida sellega teha. Et need tehniline võimatus nii-öelda hõlmab ka siis selliseid juhtumeid, mis on seotud sellega, et riik ei saagi erinevatel põhjusetel siis tehnilisi meetmeid rakendada. Näiteks on seal, ütleme, et jällegi teise riigi mõju on meil Peipsi ja Pihkva on meil 3. perioodis oli madalama keskkonnaseisundi eesmärgiga ja see ilmselt läheb edasi ka 4. perioodi, sest enamus valgalast on Venemaa poole peal, neil on väga suur veekasutus teisel pool, mida meie jällegi nagu muuta ei saa ja ükskõik kui palju me siin pool vehime, ei ole me võimelised seda seisundit parandama. Või on meil Läänemere ranniku veekogumid,
Meil on 16 rannikuvee kogumit, 14-l neil oli ka 3. veemajanduskavas madalam keskkonnaseisundi eesmärk seatud toitainetega seoses ja seda seoses sellega, et meil on uuring, kus on hinnatud siis Eesti maismaalt tulevat koormust ja siis lääne hoovustega liikuvat toitaine koormust. Ja see hinnang on, et see koormus, mis tuleb Läänemere siis keskosast hoovustega, on oluliselt suurem kui see, mis meie panustame, mis tähendab seda, et isegi kui me lõpetame, keerame kõik kraanid kinni toitainetel, siis ei ole see ranniku vee kogumi seisund parandatav. Et selliselt. Ehk siis sellised võimatud olukorrad on need tehnilise võimatuse tingimused. Jah, Elina ütleb, et hakkame lõpetama. Et selliselt ja siis sisekoormus on ka üks selline järvede sisekoormus, mis meil on siis ajalooliselt eutrofeerunud. Täna võib-olla enam sellist inimtegevust seal ümber ei toimu, kus kohas seda toitainekoormust lisanduks, aga see sisekoormus ise on nii suur, et järv sellega toime ei tule ja on alganud siis kinnikasvamise protsess. Selle veekogu siis nii-öelda setetest eemaldamine on selgelt liiga kulukas, et see kopameede. Ja siis sellistel juhtudel on ka see artikkel 4.5 rakendatav. Nii, siis on ebaproportsionaalsete kulude määramine jällegi, kui meil on see on siis seotud ka, et just nendes olukordades, kus meil on tegemist näiteks, ütleme see järve puhtaks kaevamine, et kas see on mõistlik seda raha kulutada sellele. Või siis teine juhus, kus kohas meil on näiteks oluline veekasutus, et kas taastemeetme rakendamine, kuidas see mõjub sellele olulise veekasutusele, kas see põhjustab pankroti või siis see, et see oluline veekasutus mujal ümber paigutada nii-öelda, et kui kulukas see on ja kuidas see mõjub sellele tegevusele, et see ebaproportsionaalsus, see hindamise osa on samuti siis selles erandi määratluses sees, aga selle ebaproportsionaalsuse puhul on siis ka oluline see, et tegemist on siis poliitilise otsusega, et millisel juhul on see kulu ebaproportsionaalne või ei ole. Et kui me oleme siin toonud mõned näited nendest lävenditest, siis see on nii-öelda indikatsioon otsuse tegemiseks, et kas kulu võiks hinnata ebaproportsionaalseks või mitte, et kas aktsepteerime olemused olukorda või siis teeme selle investeeringu veekogumi seisundi parandamiseks. Nii, ja siin on see loodusliku tingimuse selgitamine veidi ka, et üks on siis need ajalooline reostus, et kopameede, siin on see looduslik tingimus, et kui kaua võtab siis aega, et see elustik taastuks. Et iseenesest ju ütleme elav hõbe ja see, kuidas ta vette satub, ta ei ole ju looduslik tingimus, et see tõlgendus siis direktiivi juhistes on seotud sellega, et kui kiiresti loodus taastub sellest ja kui see on määramatult pikk aeg, siis on võimalik erand seada sellele tuginedes. Või siis on geoloogilised aluspõhja tingimused, see on nüüd midagi, mida on teised liikmesriigid kasutanud, aga kui geoloogilised aluspõhja tingimused on kontsentratsioonides suuremad kui see, mis me eeldame, et teatud tüüpi veekogudes võiks olla, siis näiteks Eestis me ei ole sellega seoses madalamat keskkonnaseisundi eesmärki seadnud, meil on näiteks baarium, vaid me jätamegi ta hindamiskriitidest välja. Sellepärast, et kui ta on looduslik ja ta tuleb näiteks põhjavest või geoloogiast, siis ta peabki seal olema, ta on kogu aeg seal olnud, eks. Et siin on üks invasiivsete liikide näide ka. Ja ülekaaluka avaliku huvi määramine veekaitses, siis kuidas Euroopa Liidus veega seotud protsessides seda defineeritud on. Enamasti siis on kaardistatud 5 valdkonda, on riiklik energia tootmine, laevandus ja sadamad, joogivee varustus, riigikaitse ja üleujutuse kaitsemeetmed. Ma nüüd keelumärgi siia selle riigi energia tootmise peale pannud, sest meie selles ENMAK-is on siis hüdroenergia tootmine ei ole hõlmatud energiajulgeoleku nende taastuvate energiaallikate hulka, mis tõttu ta ei ole piisav
alus või noh, et ei ole seda alust, et arvestada seda kui ülekaalukat avalikku huvi hüdroenergia tootmist Eestis, just Eesti kontekstis. Et ja on siis vaja kaaluda seda, et kas sotsiaalmajanduslik kasu on suurem kui vee hea seisundiga kaasnev keskkonnakasu ja kas puuduvad need keskkonnasäästlikumad alternatiivid, et alati tuleb need keskkonnasäästlikumaid ja proportsionaalseid alternatiive siis kaaluda. Ega siin see ülekaalukas avalik huvi on poliitiline otsus. Kelle poliitiline otsus? Kas valla, riigi? Kui me räägime, ütleme, veekoguga seotud erandite tegemisel, siis see on ministeeriumi tase. Ütleme, see veemajanduskava ei käi enam Vabariigi Valitsuses. Esimesed 2 kava käisid, aga nüüd ta on ministeeriumi taseme dokument. Et nüüd ta on ministeeriumi tase, kliimaministeeriumi tase. Võib-olla ütlen vahele, et kui keegi peab lahkuma, sest kell on 2, siis kui teil on küsimusi, siis palun saatke, kirjutage kas chati ja me püüame neile vastata või veel parem oleks, kui te kirjutate äkki näiteks minu meilile. Panen oma meiliaadressi siia chati uuesti, et mingid küsimused või ka mõtted ei jääks nagu vahetamata ja vastamata, et kes peab juba äkki lahkuma. Ja see erandi seadmise puhul on hästi oluline võib-olla välja tuua, et see hea seisundi saavutamine on meil riigiga nagu õiguslik kohustus, mis tõttu see erandi seadmine saabki olla nagu hästi erandlik. Ja see on midagi, mida nüüd just, kui meil saab see aasta 2027 läbi, Euroopa Komisjon hakkab siis analüüsima ja hindama, et kus maal liikmesriigid nende asjadega on ja need erandite analüüsid ja seda, kuidas me neid erandeid hindame, kas need argumendid on piisavad, kui põhjalikult me oleme need hinnanud, et see on nagu fookus. Et mis tõttu on ka oluline siis jälgida, et need kohad, kus me neid erandeid seame, et nendes kohtades siis ka need tingimused on täidetud. Et siin on leebema eesmärgi seadmise kontroll küsimused, et kuidas meil see protsess läbi käib, et kui me ühte siis veekogumit, kus on mingisugune element või näitaja mitte heas seisund, see on teada, mis tegevus seda põhjustab või mis tõttu ta siis ei ole mitte heas seisundiseks. Et ongi, et mis on veekogumi seisund, mis on mitte heas seisundis, mis on põhjus, kas taastemeetmed, leevendusmeetmed hea seisundi saavutamiseks on olemas ja tehniliselt teostatavad, siis kas mitte head seisundit põhjustava vee kasutusega on seotud ülekaalukas avalik huvi, kas taastemeetmed, leevendusmeetmed on ilma veekasutust kahjustamata teostatavad, kas keskkonna vaatest parem viis veekasutuse ühiskonnale oluliste hüvede saamiseks on olemas. Ehk siis see on sama küsimus, et kui meil on see veekasutus, mis on ühiskonnale oluline, kas seda on võimalik nagu liigutada kuhugile mujale ja seal jätkata seda hüve pakkumist või see ei ole keskkonnale parem lahendus ja ebaproportsionaalselt kulukas. Ja siis ka nende taastemeetmete, leevendusmeetmete ja alternatiivsete veekasutusviiside puhul tuleb analüüsida ka siis proportsionaalsust, et üks on see tehniline teostatavus ja teine on proportsionaalsus. Ja kui me seda see analüüs täna, ütleme see metoodika, me vaatame 3. perioodi metoodikat üle, ta ei ole meil valmis, me tegeleme selle ülevaatamisega, et testime ka erinevaid objekte, et kuidas metoodiliselt läbivad seda küsimustikku. Et selles suhtes, et see nimekiri ei ole lukus, mida me analüüsime. Paisudest me võin välja tuua, et meil on analüüsis sees, eelmisest korrast üle tulnud ka on Narva pais, siis meil on Härjanurme, siis meil on Soodla ja Paunküla. Ja need, mis meil on veel kaardistatud, mis ettepanekuid on näiteks Keskkonnaamet meile teinud, et neid on veel.
Ja siis, kui teile tundub, kui te nüüd mõtlete sellele kontrollküsimustele ja sellele, et mis kriteeriumitel me saame seda leebemat eesmärki seada, et kui teile tundub, et teie paisutus võiks sinna juurde sobida, et siis palun kirjutage mulle. Ja siis vaatame teie seda objekti ka. Et selliselt. Ja siin on nüüd see on tõesti viimane slaid, et lihtsalt, et kus kohas saab veekogumite seisundite kohta ja siis ka nende paisude kohta ja veemajanduskavade ja protsesside kohta infot, et siin on lingid, et Elina jagab neid ettekandeid ja kas need lähevad Google'i üles ka, et siis on siin lingid, kus saab lihtsasti andmetele ligi. Selliselt. Ja siin on minu e-posti aadress, et kuhu võib siis kirjutada. Aga minu see sõnum, et meil ei ole need asjad lukus ja me vaatame täna ka seda metoodikat üle, et kuidas seda siis muuta. Ja täna Euroopa Komisjonil on käimas ka siis selline protsess, et nad on lubanud just siis selle leebema keskkonna eesmärgi seadmiseks teha täpsustava juhise, et anda siis suuniseid, et millised veekasutused võiksid sobida, lisaks siis nendele olulistele, mis ma välja tõin, et 5 valdkondaks, et millised veel võiks sinna sobida, kui põhjalikud need põhjendused peavad olema, milliseid aspekte kõik on vaja analüüsida, et sellised, aga täna seda juhist ei ole. Ja eile käisin Brüsselis töörühma koosolekul, küsisime seda komisjoni esindajatelt, et kuidas sellega siis on ja nad ütlesid, et nad ei tea. Et on võimalus, et nad saavad oma juhise valmis selleks ajaks, kui meil on juba kavad valmis. Et selliselt, aga teeme siis oma kõige parema teadmise järgi.